Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 130. osa. Mina olen Regina Jaakson ja salvestame tänagi Pärnu hoobis. Täna on külas üks naisterahvas, kellega me oleme samas koolis käinud, aga mitte minu teada samaaegselt. Ja kellega me oleme jutustanud tööalaselt isegi natukene tihedamini ühel perioodil. Aga täna räägime hoopis tükis tema tegemistest. Tere tulemast, Egle Vutt! Tere Regina ja tere kuulajad! Et tõesti oleme natukene ühes koolis olnud ja ühes töökohas töötanud. Ja mis ma tahtsin ka öelda sulle siis ja meile kuulajatele, et palju õnne 130. saade. Oi, aitäh! Jaa, see väike asi ka veel. Kuule, aga ma pidin alustama sellega, et palju õnne. Sa oled Pärnumaa aasta noorsootöötaja. Nii äge. Uskusid sa oodata seda? Üks noor ütles selle peale niimoodi, et Egle, Pärnumaa aasta noorsootöötaja 2026. Ei ole, sa oled iga aasta ju. Ehk ei osanud ma seda oodata, küll aga olen iga aasta ennast nii tundnud. Mis see siis tähendab, kui ikkagi sa saad selle tunnustuse ka, et üks asi on see, et sa teed oma tööd nagunii hingega, eks ju. Ja siis nüüd antakse sulle ka pidulikult see teadmine, et kuule, et sa oled see aasta ära märgitud, eks ju, kuidagi teisipidi. On see tunne teistmoodi ka siis või? Kusjuures see tunne veel ei ole teistmoodi, sest ma sain aru, et see tänuüritus, tunnustusüritus toimub oktoobris õpetajate päeva ajal, et siis kui ka need teised tunnustatavad kohal on. Küll aga mulle meeldis väga see päev, kui siis Pärnumaa omavalitsuste liit saatis selle info välja. Ja me olime siis Pärnumaa haridustöötajatega ühisel seminaril, siis seal nagu toodi välja mind, väga tore oli see, aga mis kõige rohkem meeldis oligi see õhtu. Läksid koju, on ju, tegid omi asju ja siis hakkas Messengeri tulema. Kõik jagasid ja kõik soovisid õnne, olid need noored, olid need kogukonnaliikmed, endised töökaaslased, see oligi see kõige ägedam hetk. Ja see tunne, kus nagu see läheb korda ka, on ju, et sulle endale nagunii, kuna sa teed seda tööd, siis sa ei oota tunnustust selle eest. Ja see on nii äge, kui seda nagu tehakse, aga see, kui ka su enda kogukond nagu märkab seda, see on nii ilus. Kuidas sinust sai noorsootöötaja? Kuidas sinu teekond selleni algas? Minu teekond algas tegelikult sellega, et ma läksin õppima tegevusjuhtkasvatajaks Lääne-Viru rakenduskõrgkooli. Ma väga tahtsin saada keemikuks ja kõike muud, on ju, aga millegi pärast oli noorus see aeg, kus ma ei läinud nendesse koolidesse õigeaegselt, õigel päeval ei läinud sisseastumiskatseid tegema. Ja jäi siis see valik Lääne-Viru rakenduskõrgkool ja kuidagi ma hakkasin kohe seal Rakveres siis noortekas tööle kooli kõrvalt. Et seal oli selline noortekas, mis töötas esmaspäevast pühapäevani ja kuni 10 õhtul. Ja erinevas vanuses erinevad tegevused ja Rakvere teatriga sai koostööd teha, et niimoodi see kõik algas. Siis minust sai sotsiaaltöötaja ja üks hetk kirjutasin ma Häädemeeste valda. Tere, mina kolin siia valda. Et olen mina siis sotsiaaltööharidusega, et seal koolis siis Lääne-Viru rakenduskõrgkoolis juhtus selline asi, et tegevusjuhtkasvataja eriala ei võetudki vastu, vaid me pidime lisaaasta võtma, et meist olid sotsiaaltöötajad. Suunitlus oli siis tegevusjuhtkasvataja. Ehk mul oli siuke mitmekülgne haridus siis. Ja tolleaegne vallavanem siis delegeeris selle info vallas töötavale planeerimisnõunikule, Maia-Liisa kasvandikule, kes siis kohe kutsus mind külakeskusesse Tahku Tarre. Üübertähtis koosolek, mina Tartust tulin, on ja siis räägiti muidugi külakeskuse asju. Aga kui ma siia valda kolisin, minu kõhu sees kasvas väike beebi, on ju. Eks me Maia-Liisega siis natukene sellel teemal ka seal koosolekul arutasime, on ju. Meil mõlemal olid sellised beebid kõhus. Ja kui beebi ära sündis, siis tuli välja, et minu aktiivsus on ikka piiritu. 4 kuud suutsin ma kodus olla ja ma teadsin, et üle tee on see külakeskus, kus asub noortekeskus. Ja tuligi konkurss, et otsitakse noorsootöötajat sinna külakeskusesse 3 päeva nädalas. Imeline ju, leppisin mehega kokku, et kui tööle saan, et tema vaatab siis, kui mina tööl olen, on ju, ja ülejäänud võib tema tööl käia. Ja käisingi mina seal vestlusel ära, et see oli üks äge päev selles suhtes ka, et mu isa pidi tulema mu beebit vaatama. Ja minu isa käed, jalad värisesid, sõitis sealt Saarde vallast ja tankis kogemata oma autosse bensiini diisli asemel. Nii et ma pidin isegi natuke teadma, et ma hilinen vestlusele. Aga sealt see teekond siis alguse sai, et see külakeskus Tahku Tare. Tänaseks ma olen seal juhatuse liige ja
kui ma seal 3 aastat ära töötasin, siis nüüd ma töötan Uulu kultuuri- ja spordikeskuses, ehk see võiste noortetuba kuulub siis ka ikka veel minu alla. Et kogu aeg olen ma nendega seotud. Ma mõtlen, et töö noortega on ühelt poolt üpriski nagu väljakutseid pakkuv, kuna see on selline iga, mis nagu otsib alles ennast, on ju, kuigi ka täiskasvanud otsivad ennast, aga see on nagu teistmoodi, neil pole neid tööriistu veel, millega toime tulla. Ja teiselt poolt nagu tohutult palju andev, mis nagu tõesti ennast täidab tohutult, on ju. Et kuidas sulle nagu tundub, et selle aja sees, kus oled olnud see, kui palju noored nagu oma olemuselt muutunud on? Noored ei ole oma olemuselt muutunud, seda tahetakse pidevalt öelda, et kui mina nüüd vananen, siis ma saaksin öelda, et ennem olid noored sellised. Keskkond muutub meie ümber, tehnoloogia muutub. Aga ma arvan, et ma ise suudan olla selle noore maailmas tema mõtteviisist tänu sellele, et nad on kogu aeg minu ümber ja ma ei unusta ära siis oma noorust. Ehk ma elan seda hommikust õhtuni kogu aeg läbi. Ja õnneks ma ei ole olnud ka noor, kes ei ole mingeid krütskeid teinud. Oled või? Muidugi olen. Sulle peale vaadates küll ei ütleks. Ma tean täpselt, ma mäletan täpselt, mida ma tegin lasteaias. Ehk ma kaasan ka kogukonnast lasteaia noori praegu, et ma ei alusta selle noorsootööga sealt, et sa oled 7-aastane 1. klass. Mäletan täpselt, kuidas ma käitusin. Ma elasin Tartus, mis krütskeid ma siis tegin. Need ei erine tänasest noortest üldse või lastest siis noorsootöö, mis hakkab siis alates 7-aastaselt ehk need noored. Mul on see 1. kuni 9. klass väga hästi silme ees. Ma tean neid ealisi muutuseid, ma olen õppinud kasvatusteaduseid ja täna ma töötan Uulu põhikoolis, ehk ma tean alati, mis klassis mida oodata. Et see ka mind üldse ei morjenda, sest ma tean, et me kogu aeg muutume. Me oma vanusega muutume, me kogu aeg kasvame. Ja keegi saab meid suunata, toetada, olla eeskujuks, et ei ole neid hetki, mis oleks ületamatud. Ja siis on kuidagi eriti äge, kui on mingisugune, ongi mingi krutski väsi olnud ja siis sa näed, et see noor on sellest nagu välja tulnud ja võib-olla veel ka aastate pärast nagu võtab teemaks näiteks. See on kuidagi eriti hea süke edu elamise tunne, et ma olin tema kaasteerina sellel momendil nii-öelda. Ja neid hetki on kusjuures palju, kui ma siin vallas olen olnud 14 aastat, siis enne seda ma alustasin tegelikult ka Pärnu Punases Ristis, kus oli noorterühm. Ja väga huvitav oli näiteks näha, et minu noored on nüüd emad ja isad ja siis nad kohe julgevad juba põrgatada neid teemasid. Ja paljud noored on mul juba gümnaasiumisse läinud siin selle valla ajal, et nemad tulevad ka julgelt rääkima, vaata Egle, mis me siis tegime ja kuidas siis sai ja siis me lahendasime selle olukorra nii. Et nüüd nad vaatavad sellele tagasi hoopis teistmoodi. Ometigi vaata, sa oled ka hästi nooruslik ja ma arvan, et kui sa peeglist vaatad ennast, siis sa näed ka noort inimest, et sul nagu lühis ei tule pähe, et kuidas nüüd juba nagu nii suured on need lapsed, kellega ma tegelenud olen. Ei, sellega tekib niimoodi lühis, et ma ise ikka peeglis näen oma kortsukesi, aga noored on nii armsad, nemad ikka ütlevad, oi Egle, sina küll nii vana ei ole, et sa mu emast juba vanem oled. No aga tegelikult tuleb ju see koht, et mis asja on ka või? Nagu tegelikult. Ikka tuleb, ma olen endale püstitanud vahepeal küsimusi, et kaua ma jaksan seda tööd teha või kaua ma olen noorte jaoks atraktiivne veel. Et kaua sa veel oskad nende keelt nii-öelda piltlikult? Kaua ma oskan nende keelt. Ja. Õnneks mul on TikTok. Et see on minu lemmikkanal täna, aga võib-olla on juba neil mingi uus kanal, et siis ma jään jälle ajas maha. Mul tundub, et nii palju, kui ma olen rääkinud noortega tegelevate inimestega, mis iganes nimed seal olgu siis spetsialistid või heaoluspetsialistid või juhtumikorraldajad, no vahet ei ole. Et siis see TikTok on ikkagi enamikel teil olemas minu teada. Et siis ma olen nende maailmaga kursis, nende uudismaailmaga kursis, sest tegelikult tuleb neil sama uudismaailm sisse nagu siis meil ajalehtedest on ju, aga lihtsalt teises keeles on ju, või kiiremini või lühemalt. Aga ma oskan seda pilti siis nendega jagada ja vajadusel siis täiendada. No ma tean, et sa oled ka poliitikas aktiivne. Kuidas sa sinna jõudsid? Poliitikas aktiivne olen tõesti, tegelikult siis see 14 aastat tagasi, kui ma siia valda tulin, oli siis kohe see, et ma pidin ka arengukava ettepanekuid tegema, ehk tõeline kogukonna liige ju seda teeb ja siis ma alustasin sellega.
ja tööalaselt samamoodi ma jätkasin sellega, kuni sattusin siis ikka ju huviorbiiti, et inimene aktiivne, kes tegeleb siin kogukonnaeluga, et siis tema oleks kui hea poliitikakandidaat. Et nüüd ma olen siis teist koosseisu volikogus sees, et oleme hetkel ka koalitsioonis, et niimoodi see rada läheb siis. Ja, aga ma mõtlengi see poliitika, ma olen ka ju näinud erinevaid istungeid, nii seda, mis on Häädemeestel toimunud, kui ka vaadanud seda, mis on nagu mujal toimunud ülekandes. Ja aeg-ajalt on seda nagu päris huvitav nagu jälgida, et mis seal nagu toimub, et see, kes nagu selle sees ei ole, teil vist on nüüd rahulikum, ma kujutan ette, või vastupidi või? No hetkel tundub, et on rahulik on ju, aga aeg on ju pidevas muutumises. Iga päev võivad tekkida uued teemad, mis tuuakse lauale, siis tuleb reageerida. No seda küll, aga jah, et siis aeg-ajalt on päris nagu huvitav neid jälgida, et mis seal nagu saalis toimub, et ja mõnikord ongi see, et on nagu tõesti sisuline ja hästi süke põnev ja poolt ja vastu ja kõik nii-öelda on nagu tõesti läbi mõtestatud. Ja teinekord on selline nagu, ütleme siis, isikupõhine, võib-olla vist nii-öelda küll. Siis mõtled küll, et nagu millega te tegelete, et nagu, kas sul endal selle sees olles ei ole vahepeal sükest tunnet nagu, et no mis siin toimub? No mina olen proovinud poliitikas siis ikkagi jääda sellele seisukohale, et minu valijad, et mida nemad minult ootavad. Ja ma püüangi nagu, kui ma mingi teema on, siis ma püüan mõelda laiemalt. Et valijaid on mitmeid erinevaid ja siis kui alati on ka arutelud, et siis ma proovin ka tuua nagu seda teist nägemust sisse, kui mitte ainult enda nägemust. Et peabki olema hästi diplomaatiline selles kohas on ju. Aga tõid välja, et sa töötad ka Uulu põhikoolis, sain ma õigesti aru? Jah, Uulu põhikool on siis see koht, kus ma noorsootöö pealt läksin kooli, ehk minu eriala sotsiaaltöö ja enne ma olen ka sotsiaaltööd ju kõvasti ka teinud, kas siis Tartus või Pärnumaal on ju, ja tõesti läksin sinna Uulu põhikooli sotsiaalpedagoogiks ja ajaga sirgusin seal huvijuhiks, sest tuligi välja, et mulle väga meeldib ka tegevusi korraldada. Ja nüüd tänaseks, kui ma läksin Uulu kultuurispordikeskusesse tööle ära, siis täna ma olen saanud seal jätkata asendusõpetajana. Ehk ma olen tegelikult kooli koostööpartner Uulu kultuurispordikeskuse juhataja näol, aga see asendusõpetaja annab mulle väga hea rolli teha koostööd nende kahe asutuse vahel ja need samad noored on ka siis minu noored selles Uulu kultuuri- ja spordikeskuses. Ja asendusõpetajana, mis aines siis või? Jah, et mis aines ma siis väga tugev olen. Mis on su tugevused? Ja tegelikult minu tugevusained on, mul väga meeldib keemia, selle ma tein enne välja, ja kui mulle meeldib matemaatika ja minust sai sotsiaaltöötaja. Aga mulle meeldib väga see inimlik pool ka. Aga tõesti on niimoodi, et kui on vaja esimeses klassis asendada, kolmandas, siis aineõpetaja on ära haige, et tegelikult õpetaja jätab juhised ja siis sa nende juhiste järgi selle tunniga läbi viid. Et ise ei pea leiutama ja et kui mul pole ka seda õpetaja haridust on ja siis ma ise ei lähe sinna ka pedagoogilisi võtteid rakendama, mida minul ei ole, vaid tõesti on see õpetaja jätud kogu juhiste paketti. Ühesõnaga siis nagu tõesti see koht, kus on see asendamine sõna otseses mõttes, eks ju, niimoodi nagu tunni või paari nii-öelda. Aga sa tõid nii õigesti välja, et sa siis saad ju samal ajal ka noortel silma peal hoida pilkult öeldes. Absoluutselt ja tegelikult on ka see, kuna ma olen seal eelnevalt töötanud ja ma teen nendega koostööd ja kui on vahepeal sellised äkkolukorrad, kus tuleb loovalt läheneda, siis nad kasutavad mind selleks ju ära. Ja saame ka imelise mingi koostööprojekti tehtud tunni raames hoopis. Et selles suhtes see on nagu ideaalne. Et minu meelest kõik noorsootöötajad võiks olla asendusõpetajad koolis või siis niimoodi kooliga pidevas koostöös olla. Jah, vähemalt on see sidusus olemas. Ma tean, et sinu töö suur osa on ka projektid, projektide kirjutamine. Kas tänapäeval teistmoodi üldse noorsootööd vist teha ei saagi? No ütleme noorsootööd, kultuuri ja sporti, sellega tegelen siis mina. Et tõepoolest, et õnneks meil on projektimaailm lai, et me saame, meil on mida valida, kuhu kirjutada ja vaatame, kas meil mahti on kirjutada. Aga ma tõesti kasutan väga palju projekti rahasid, sest minu jaoks ei ole ka õige, et maksumaksja raha minu eelarves oleks nii palju, et ma saaksin seda lihtsalt mingile esinejale ära kulutada. Ja kui meil on need projektid olemas,
miks mitte siis seda kasutada, seda võimalust. Aga noorsootöö omal mul meeldib veel eriti, et seal tuleb väga nagu välja tuua need eesmärgid, need probleemid ära lahendada, et seal on tavaliselt midagi uuenduslikku. Et siis neid külgi välja tuua, et alles me tegime Häädemeeste valla noortevolikoguga projekti, kus me teeme seda vaimse tervise poolt sisse, aga läksimegi koolidesse. Et meil on vallas 4 kooli ja siis noortevolikogu liikmed tõidki välja, et mida nemad on oma kaasõpilastega koolis arutanud, et mida nad näevad, mida on vaja ja igal koolil oli hoopis eri siht. Ja siis noored pärast peale projekti ütlesid, et nii kahju, et see on ainult projekt. Et seda oleks vaja nagu pidevalt. No siis ongi see koht, kus peab lootma, et äkki need särasilmsed noored võtavad initsiatiivi ja hakkavad lihtsalt nagu suurest rõõmust tegema seda ja saab niimoodi nagu jätkata. Aga hea on tõdeda, et nad nägid, et sellest on kasu, et see killukegi, mis me sinna viime, et see on vajalik. Ja mul tundub, et see projekti maailm on selles mõttes hästi nagu lai ja hästi võimaluste rohke, kui on ainult seda nutti ja oskust ja teadmisi, millest kinni haarata. Et ma isegi ei kujuta ette, kui palju sul nende aastate jooksul on neid projekte nagu erinevaid olnud, mis siis on, ütleme kas või ainult nagu noorsootööga seotud, ja need on vist päris palju. Neid on päris palju, mul on iga-aastaselt tegelikult kaustad loodud, et kus saab ilusti kaustadelt vaadata, kus on kultuur, sport ja noorsootöö ja mul on ka külakeskuse projektid, aga ma pean arvestama seda, et mind on üks ja mul on meeskond, aga igat meeskonda sa pead koordineerima, et selleks projekti on hea kirjutada, projektist on hea raha saada, kui sa juba tegevusi viid läbi, see on ka tore, aga aruanded, need on veel nagu omaette teema, sest need aruanded tekivad alati sinna projekti lõppu ehk kõik aasta lõppu kuidagi. Et siis tuleb nagu teadlikult ja mõistlikult ikkagi kaaluda, mis projekti vastu võtad ja kui palju teed ja mitmes asjas sa plaanid osa võtta. Siis ma pean igale poolega siis oma energia andma. Ja sa pead igas asjas nagu sees olema, muidu järgmine kord sul selle projektiga seoses nagu raha ei anta, kui sul see natuke lipa-lopa on asjad, on ju. Ja lisaks ma tean, et vähemalt mingi osa perioodi enda elust ja võib-olla ka praegu olid sa ka treenerina ametis või oled? Ikka oled või issand? Mina olen siis instruktor. Mis on vahe treeneril või instruktoril? Treeneril on siis treeneri kutse ja mina siis teen sumbatantsu. Tõesti teen seda praegu Terviseparadiisis ja siis olen ka strongi instruktor, on niisugune lihastreening. Strong või? Strong. Kui ma juba selle nime panen trenniplaani, siis ilmselgelt me sinna trenni ei tule. See on midagi rasket. Aga mulle meeldib see, et minu sisse või kuidagi minu maailma tuli see sumba ja ma olen jõudnudki jõusaalini välja, et see on see aeg, kus ma tegelikult unustan kõik, et ma võin minna, ma olen treener, ma võin minna, ma olen väga pinges, ma ütlen, et täna ma olen väsinud, mul pea võib-olla ei töötagi, sest siis ma uusi tantse ei võta, aga ma ise vabanen ka. Ma saan klientidelt ja nemad saavad minult sellise energiavahetuse teeme trennis. Ja meeletult hea hakkab ikka küll, et võib-olla see on see, et see trenni pool tuli minu ellu, ongi see, et ma jõuaksin kõiki muid asju ka teha, see maandab mind. Ja siis miks mitte, et alustasin ma muidugi sellena, et ma läksin ise trenni ja siis avastasin, et ma võin ju seda ise läbi ka viia ja nii ma siis olengi seda nii siinpool kui sealpool siis teinud nii palju, kui ma jõuan. Et mingi hetk kui ma töötasin Uulu koolis sotsiaaltöötana, siis ma vaatasin, et isse mul on nädalas 16 trenni. Aga nüüd muidugi ei ole. Nüüd, kui on ikkagi täiskohaga tööd ja mitu muud tegevust, siis on ainult jaotan ära 4 trenni nädala peale. No see on päris suur kogus ikkagi, kui võtta arvest, et sul on kõik muud asjad ka veel. Aga nüüd on see 4 on sellepärast ka võetud, et ise olla kehaliselt aktiivne. Et ma ju kasutan selle trenni aja ise enda kehale ka ära. Ja oma vaimule. Kaval. Jah, Anja. Nii kaval. Mina ei pea siis trenni minema. Aga tegelikult mulle nii meeldib see koht, et kui on meil trennigrupp ja keegi kirjutab, et ma täna ei saa tulla, ma tahaks ka nii mõnikord kirjutada, ma ka täna ei saa tulla, aga ma pean. Ja kui sa juba lähed, siis tegelikult saad aru, miks sa sinna lähed. Ja. Seal kõik vabaneb lihtsalt. Aga Häädemeeste vald, kuidas sa sinna jõudsid? Mina ju teadsin, et sa ikkagi olid ju Saarde vallast ja nagu ma alusan sinna, olid ju Tartumaalt või? No Saardest ma siis, ma olen siis Tartu linnas sündinud.
võiks öelda Tartu linnas, Tartu linnas oli sünnitusmaja lihtsalt okei, on ju. aga lihtsalt okei, et Tartus on kõik minu sugulased ja Saardesse sattusin ikka seetõttu, et ema armus ilusasse, toredasse mehesse, kellest sai minu isa ja tänu sellele ma selle hea eluvõimaluse sain seal. Ja sealt ma liikusin edasi, et mina olin muidugi nii, et lähen edasi Koidulasse, mina ei jää seal Saardesse kooli, on ju. Ja sealt Koidulast ma siis pidin hakkama seda kõrgkooli teed valima. Läksin sinna Lääne-Virumaale ja Lääne-Virust ma tulin tagasi, kui haridus oli omandatud ja tegin siis Pärnus natuke elasin ja töötasin. Et siis ma tegingi oma sotsiaaltööd, oma erialast tööd ja sealt liikusin edasi siis Tartusse, sest vaatasin ka seda sotsiaaltöö magistrit Tartus. Et mis seal toimub ja siis ma läksin ikka ka kohe tööle sotsiaaltöö valdkonda. Ja siis, kui seal ka eluetapp sai tehtud, siis tuli hakata ju endale kodu otsima, et oligi, et laps oli tulemas, on ju, ja siis mõtlesime mehega, et mis teha, kuhu minna. Ja siis me hakkasime lihtsalt vaatama Pärnumaal olevaid kõrvalvaldasid. Ja, et Pärnu linna ja välistasime kohe, et kuskil väike maamaja. On ju, et siis nii me sinna Häädemeestele siis tollel ajal Tahkoranna valda sattusime. Ma mõtlen, et kui on ikkagi hästi aktiivne inimene nagu sina oled ja taustsüsteem hästi tugev ja siis sa jõuad tagasi otsa pidi ikkagi Pärnumaale, siis see on armas. Et kas see on nagu see, et süda kutsus, kodu kutsus või lihtsalt hästi pragmaatiline või kuidas see nagu siis tuli? Et miks just nagu Pärnumaa? Ma arvan ikkagi, et see jah, et minu kodu on siin, et minu kodu on siin Saardes, aga täna ma ütlen niimoodi, et minu tööpõld on väga lai, see võib olla Saarde, see võib olla Häädemeeste, see võib olla Pärnu, see võib olla Tartu, see võib olla Rakvere, ehk need piirkonnad, millega mina olen kokku puutunud. Mõni inimene veel mingid välismaa otsad on ja et võib-olla ikkagi see suund tuli sellest, et ma olen ju Saardes elanud, on ju pikemat aega, et nüüd hakkan ka ju oma kodu tegema ja paratamatult hakkavad ju lapsed tegema seda, mida on nende vanemad teinud, et milline on nende kodu ennem olnud, on ja ka proovisin mina panna kasvuhoone üles ja aga kuna mind ei ole kodus, siis keegi kastnud taimi ja ei jõudnud rohida. Et siis ema naeris ära, sa seda lille asja tee, et las see olla tema valdkond edasi. No oota, küll sa jõuad veel. Küll ma jõuan ka selleni. Muidugi, aega on ju veel. Aga sellises aktiivses tempos, kas sa oled nagu terves elu olnud niimoodi titest saadik süke? Ja ma olen titest saadik selline aktiivne olnud, ma olen tunnisegaja olnud. Nii aus. Ja ilmselgelt ja mind üldse tegelikult häiri, sest ma tean, et see tuleb. Ja tuleb muidugi korrale kutsuda, väga tore, aga see jätkub. On tulevad kõik need hetked meelde, kuidas ikka õpet ütleb. Eglal lõpeta Kirsikaga suhtlemine. Aga ma ei saa ju, ma pean ju tema töö enda tööle maha kirjutama, mis siis, et mul on oma pea ka. Ja vahepeal me peame rääkima pangakaartidest, uutest mobiilidest, kõik mis tulid. Kui ma läksin esimesse klassi, oli aktus. Ja siis me olime seal saalis lava peal, kõik vaatasid meid ja mina ütlesin, tere, mina on Egle, mis sinu nimi on. Seal aktuse ajal siis õpetajatest tasa. Ma läksin gümnaasiumisse Koidulasse, me seisime ukse taga, kõik oleme võõrad. Mina ütlesin, tere, mis sinu nimi on. Täpselt sama, mitte midagi ei muutunud. Ja kõik trillalla asjad ma olen ära teinud seal vahel. Nii armas. Et aktiivsus on kogu aeg sees olnud. Aga see on tore, et sa oled leidnud sellise nagu positiivse väljundi, sest vaata, et ennekord, kui inimesel on hästi suur aktiivsus, siis ta võib ka pahuksisse sattuda väga tugevatesse nagu raskustesse on, aga sa oled suunanud selle väga headesse kohtadesse nii-öelda. Ja minu sees ongi lihtsalt nii palju positiivsust, ma näengi maailma ju nendest positiivsest toonidest ka, et need on ka veel need eraldi isiksuse tüübid ja jooned on ja. Aga seda mul jagub, seda positiivsust ma saan teistele jagada ja ise kuskilt juurde võtta jälle ja. Rääkides nüüd noorsootööst, et võib-olla suur osa inimestest ei tea, mida tähendab noorsootöö. Et kui sa kirjeldaksid ühte päeva nimedesse detailidesse laskumata, et mis siis on noorsootöö? Sest et ma arvan, et sa oled väga õige inimene, kelle käest küsida, kuna sa ikkagi oled meil tänavune Pärnumaa aasta noorsootöötaja, et siis mis see tähendab, see noorsootöö?
Täpselt. See noorsootöö on tõesti väga lai mõiste, et ennem sa tõid ka välja, et osad on ju spetsialistid ja ametinimetused on kõik nii erinevad. Kui ma toon sulle selle noorsootöötaja päeva välja, et näiteks see noorsootöötaja läheb, meie majas siis ta läheb kell 10 tööle ja siis paljud küsivad, et mida see noorsootöötaja sellel hetkel üldse teeb, kui need noored on ju koolis. Üks väike osa on jah, selle päeva ettevalmistamine, aga kui palju me tegelikult nendele noortele pakume üldse näiteks 1 kuu vahemikus. Et kui meil siin tuleb, näiteks on meil Halloweeni kuu või jõulukuu, kui palju ma pean tegelikult selleks ette valmistama, on ju. Et see ei ole ainult ürituse planeerimine, vaid seal on sõna otseses mõttes iga noore asjaga arvestamine. Et päev on selline pikk ja keerukas ja noorsootöö on üldse selles suhtes väga vägev, et sa ei tea iial, kes sul täna uksest sisse astuvad. Et mul ei ole kindel klassiruum, kindlad õpilased, vaid iga päev on erinevad noored erinevas vanuses. Põhikool on hullus, aga gümnaasiumi noored armastavad meid siiani. Armastavad meid ka need, kes on lõpetanud juba ka gümnaasiumi. Ehk noorsootöö maastikul öeldakse, et noor on kuni 26-aastane. Meie ütleme selle peale, et see noor on nii kaua noor, kui see maja on tema jaoks vajalik, sest mul on kogukonnamaja. Ehk ma pean veel nendele noortele kõigile leidma sinna koha ja tegevuse. Ma ei paku ainult talle seda noorte tuba, kus on 3 arvutit, diivan ja PlayStation. Siis mul oleks mingi kindel sihtrühm vaid seal. Et ma pean pakkuma igale noorele teda ootavat tegevust. Ma olen õnnelik, et me oleme loonud väga hea jõusaali, mis toob alates sellised 7. klassi noored juba sinu majja, on ju. Meil on selline vahva ringide ruum, kellel on vaja käsitööd teha, kellel on vaja, tahab joonistada, et sa loed ka selle võimaluse. Me oleme teinud sellise kalisteenika trenni, et kes on kehaliselt aktiivne, siis ta saab turnida torude peal. Ta võib oma seda suurt saali, mis mul majas on, kasutada nii palju, kui tema tahab korvi mängida, siis tema mängib seda korvi. Et ma leian jälle nagu võimaluse, ta tuleb, ütleb Eegile, sul on korvid katki, kohe parandame ära, on ju. Siis meil on sellised noored, kes nimetatakse noorsootöös bussi ootavad noored. Ehk ma olen ka loonud majja koha ette foajeesse, kus ongi sõna otseses mõttes saangi aega veeta oma telefonis või veeta sõbraga aega. Olen kasutanud ära raamatukogu, et raamatukogu uks ei ole enam kinni, see on avatud ja seal on nii väiksematele noortele, võib-olla isegi lasteaialastele loodud nagu lugemisnurk, mängunurk, Lego klotsid ka lisaks sinna juurde. Et hajutada neid lapsi selle maja peal ära, hajutada neid noori sinna maja peal ära. Üks noor tuli sisse majja, et ma ei tea, ma tahan seda bändiringi, no mul ei ole seda bändiringi juhendajatki, ja tänaseks on meil kuulus bänd Lambi Valgus, juhendaja ise sama kuulus Andrei, on ju. Noh, et minu ülesanne on see, et tema astub mulle sisse sinna sellel päeval ja ma ei tea iial, mida ta minult ootab, mida ta minult tahab. Lisaks on mul siis see noortevolikogu, mis on üle valla noortes koosnev. Siis kui ma tegelen nende maleva noortega, jälle üle valla korraldad. Laagrid, ma teen laagreid ka nendele pisikestele, ehk nendele, kelle saavad meie noored. Väiksed ju vaatavad lasteaialapsed, miks mu õde vend saab minna, Anja. Ma teen neile ka, Anja, nemad saavad ka ära käia. Et seda on nagu nii palju, et selle 1 päeva sisse võib kõike seda nüüd mahtuda, aga see ei pruugi. Ja see diivan seal noortekas, ta peab olema, ma ei tea, millal tulevad mulle need noored sinna, kellel on vaja kahekesi seal diivanil lihtsalt istuda ja aega veeta ja suhelda, ja. Või siis kasutab seda diivanit hoopis lauamängude mängimiseks. Ja ma pean kogu aeg olema selles keskkonnas muutub. Noor on ikka see, ta sama vajadusi vajab. Aga ma pean tema vanusest aru saama ja talle pakkuma kõik need võimalused. Ja selles suhtes ma ütlen, et see Uulu kultuuris spordikeskus on selle sisekoht on imeline. Nüüd ma vajaks ka välisruumi, sest ma olen õnnelik, et meie piirkonna noored tahavad õues käia, et ka väliruum oleks neile selline, et siin ma saan skeitida, siin ma saan mängida, siin ma saan aega veeta lihtsalt, et ka see ruum tekiks. Tead, sa teed nii kihvti asja välja, et tihti on nagu see küsimus, et aga miks me nagu
noh, anname ühele või teisele piirkonnale seda või teist või kolmandat, on ju, et me ei tea, kui palju üldse noored kasutavadki neid ja nii edasi. Ja sinu jutu käigus tuli väga selgelt välja, et jah, nad ei kasuta võib-olla iga päev, aga neil peab olema see võimalus, et võt, kui täna on see päev, et siis nad saavad vähemalt seda. Jah, ja sa ei tea ju, mis päeval meil see huvigrupp vahetub. Et okei, ma võin elada selles etapis, 1. september hakkab kool, tuleb jälle mulle mingid uued noored sisse. Aga tegelikult noortekeskuses tulevad noored sisse aastaringselt, sest kui keegi kuuleb, et meil on mingi selline üritus olnud või selline tegevus, siis see teine noor teisest piirkonnast hakkab ka käima meie noortekasse. Või sellel aastal on hästi palju neid noori tulnud, kes elavad meie vallas, aga käivad linnakooli. Nad on leidnud meie keskuse. Et jälle nagu imeline. Et kui küsida üldse, et no Egle, palju noori sul siis aastas keskus külastab, mul on esmaspäevast reedeni keskus avatud, siis seda on nagu üle 8000 külastuskorra. Aga need on ainult need, mis ma kirja pannud. Kõik noored ei pane kirja ja üritusi ma ka, ma ei jõua kirja panna. Et ma ei tea ju, mituga oli 150 last või ei ole. Ma mõtlen selle jutu taustale, et kõik need, mis sa seal ära kirjeldasid, et majas, et näed, et ühel on siin see kossu võimalus, teisele diivan, 3. raamatukogu, 4. jõusaal ja nii edasi on ju. Et kui neid asju ei oleks, mida noor siis teeks? Anna see teine pool ka, et võib-olla, vaata, kui meil on miski asi olemas, siis me nagu ei saagi aru, et see hea on. Aga kui meil seda ei ole, mis see noor siis teeks? No kas see noor leiab selle tee minuni, kus ta oma vaba aega hakkab veetma, on see küsimus. Ja mis ta teeb selle vaba aega? Et meil on näiteks niimoodi, et kunagi mul üks piirkonna politsei, Tõnu Kivis oli kunagi tööl, ta ütles niimoodi, et Egle, sinu käes on need head tööriistad ja sina oled hoidnud meie piirkonna lapsi. Et selles suhtes, et ongi, et see on väga oluline, et see aeg on sisustatud. Võib-olla see noor isegi ei saa aru, et me ta aega sisustame nende asjadega. Ütleb, siin pole midagi teha, see on igav, tegelikult ta mängib, anja. Ja ma ei toonud välja, et meil on ka tasuta huviringid veel. Võib-olla ta mõtlebki, et noortekeskus on tasuta huviringid, ja ma käin seal, anja. Aga see ülejäänud kõik, mis ta võtab, et see on juba tema osa, tema ägedast elust. Kõik, mis ta teeb. Meil on muide praegu äge projekt. No nii, mis projekt? Tegelikult see on hästi, ma ei tea, kas öelda äge või teemakohaline või raske teema. Projekt ongi see kergliikurite projekt, et kuidas ohutult siis kergliikuriga sõita, et noored saavad siis teha videosid või plakateid. Võib olla siuke humoorikas või väga teaduslik ja faktipõhine, et kuidas siis ikkagi kergliikuriga sõita ohutult. Et me teeme seda kuni 26. septembrini ja on meil see avatud. Et ootate nagu sinna siis need ideid? Täiesti ootame, meil on tulnud. Me panimegi ta septembri sellepärast, et et me saame koolis hakata sellest rohkem rääkima. Aga see on see teema praegu, mis iga piirkond on nagu nii-öelda natuke sellises kriisis, et kuidas seda ära lahendada. Aga tegelikult lahendus ei ole see, et meie teeme asju ära, vaid jälle lahendus on see, et mis minust endast tuleb, ehk noor annab nüüd endast neid mõtteid ja juba see ongi üks toetav faktor. Mina saan suunata, tema saab omalt poolt pakkuda ja siis vaatame, kuhu me siis kokku tuleme. Ja see on nii äge, kui noored ise sellele tähelepanu ja fookust pööravad, eks, et üks asi on see, kui täiskasvanu ütleb, et nii ei tohi. Aga kui laps nagu enda seest jõuab teadmiseni, nii ei tohi, ma tean sellepärast, et siis tal on see käitumismuster hoopis teine või see käitumine nii-öelda. Ja võib-olla on veel see ka, et ma tean ju, et nii ei tohi. Ilmselgelt ma pean täna katsetama. Aga kui ma näiteks teen selle esitluse video, aga keegi teine vaatab seda, temal võib jälle see mõjuda, et issand, mulle meeldib see tüüp, on ju, et ta on nii öelnud davai, et siis see nii ei tohi, on ju. Et seal on nii palju neid kohti, kes mida kinni püüab. Aga jah, see on nii kihvt mõte, et noortele luuakse võimalused nii, et nad ise nagu ei adugi, et nad on selle, tegelikult selle seest turvaliselt hoitud, on ju. Tegelikult see on nii nagu naljakas, see on nii armas. Ja kuidas me tegelikult oma päevakava planeerime, me oleme jälle väga kavalad, et meil on ideede sein, noored ise kirjutavad sinna seina peal asju ja siis me lihtsalt võtame neid sildikesi ja täidame nende soove.
et me ei jõua neid peast välja mõelda, mina olen 41 ja võib-olla neile ei meeldi minu sumba. Ja ju ma siis ei paku neile oma sumbat. Aga oled sa muidu pakkunud neile oma sumbat? Ja ikka olen, ma olen kõik asjad ära pakkunud. Nad ikka naeravad, et ma ju käin ju ikkagi koolis tunde asendamas, nad teavad kõike, mida ma teen. Aga see ongi oluline, et sa saad ju sisendi noorelt, et noh, see ongi kõige tähtsam ju. Siis ta ju tahab teha seda, mitte nii, et keegi ütleb, sa pead tegema. Ja ma saangi nüüd valida, ja kõik need tegevused on ju nii erisugused. Ütled iseendal on ka äge väljakutse see. Ja sellised asjad on nii tohutult ennetava meetmena nii head tööriistad, et sinu jutu taustal ma tuli meelde, ma ei mäleta, mis see piirkond oli, see oli minust mingi välismaa piirkond. Ma tahaks öelda Island, aga ma arvan, et ma panen siin puusse, kui ma seda ütlen. Et võttis nagu riik ise selle suuna, et igasse väiksesse kogukonda külasse loodi, ma teaks, see oli kossuväljak või mingi ühesõnaga mingi sportimisvõimalus. Ja see on suur investeering, aga teisipidi see on samamoodi nii suur ennetav meede, et esiteks ta juba hoiab lapsed tegevuses, teiseks juba sportlikult aktiivsena, juba see on tervisele kasulik, eks ju. Et mul tundub, et me võiksime ka rohkem selliseid ennetavaid asju teha, kui et siis nagu tagantjärele hakata mingi üübersummasid tervishoidu tasuma nii-öelda. Ütlengi, see on teie maja. Kui lapsed teevad nagu mingis asjas sellise väikse pahanduse, et midagi läheb katkis, siis ma küsingi, või ütlengi, et sa oled oma majas asja ära lõhkunud. See on sinu maja ja hoia seda, sest ma lasen teid igale poole. Aga see on nii äge, kui noored nagu tunnevad ennast ise selle liikmena. Vaat see ongi see teadvustamise koht neile endale ka, et aga see ongi mu kodu, kuidas ma kodus käitun, ja. Ja mis ma teen, siis ma ju seon tegelikult neid valdkondi hästi palju on. Et nüüd, kui meil malev oli, et malevast tuleb vaba aega ka sisustada. Ja üks sündmus, mina teen malevat ju augustis, kõik mõtlevad, et malev on ammu läbi. Mina hakkan alles augustis tegema. Ja ma teen seda tegelikult teadlikult, sest kultuuris on mul vaja 20 august korraldada. Palju tooli on vaja tassida ja muid asju. Saan tööd pakkuda, noor saab ka topelt töötasu. Kuidas ma seon seda? Et noored saavad kultuuri elamuse osaliseks ja see ei ole selline popkultuur, et seal tulebki selline ajaloolise tausta kultuur, kus nad peavad ka sellest päevast osa võtma. Ja selle 5 aasta jooksul, mil ma seda malevat olen teinud, on nad minul niimoodi kaasatud. Et ilmselgelt, et aastad lähevad mööda, siis nad mõistavad seda. Algselt nad mõtlevad, et miks nad peavad. Aga nad saavad väga hästi aru, et kuidas see kõik on seotud nende selle elu osaga. Aga see ongi see äge nagu heas mõttes nagu nipitamine on ju, et pidevalt mingisuguste põnevate asjade välja mõtlemine selleks, et kaasata, aga mitte kaasata lihtsalt nagu kaasamise pärast, vaid ka nagu sisu pärast, et nagu anda midagi päriselt on ju. Jah, nemad on panustanud ja nemad nüüd saavad, nad algul mõtlevad, kas seda saamist on vaja on ju, aga tulevikus teavad, et see oli nende jaoks ka oluline. Ja nemad jäävad väärtustama ja seda ajalugu tunnetama, mis on meie piirkonnas. Ma ikka mõtlen selle sinu tänavuse tiitli peale Pärnumaa aasta noorsootöötaja. Kui me sinuga kokku leppisime seda intervjuud, siis veel ei olnud saanud seda kätte ju. No siis ma veel ei olnud aasta noorsootöötaja. Nii äge, et meil õnnestub niimoodi värskelt see emotsioon saada. Kuidas tähistad üldse? Et mis sa teed selle puhul? Issand, kui hea küsimus see on. No kuidas ma tähistan, mul on selline iseenesega võitlus olnud, et kas ma peaksin ka kuskile seda presenteerima, Facebooki panema, tegema TikToki nüüd on ja et teie ees on ikkagi nii tähtis inimene. Tegelikult see on oluline, see on mega suur tunnustus, mille sa saanud oled. Vaata see on see, et teised nagu näevad rohkem seda vist nagu kui ise selles ees olles. Jah, et ma pole veel selle tähistuseni jõudnud, küll ma olen nendele noortele täna öelnud, kes mulle vastu on kõndinud, tees on teie aasta noorsootöötaja Egle Vutt. Ja siis noored alati teevad, eile alles tegid muidugi, ma alati. Eile tegid, meie Egle. Aga ütleme nii, et mina ju otseselt tegelikult noorsootööd ja igapäevaselt ei tee. Minu noorsootöötajad teevad. Aga tore, et noored siis võtavad mind ka kui ikkagi noorsootöötajad, kes nendega igapäevaselt tööd teeb. No aga ikkagi sa oled selle sees. Isegi siis, kui sa ei sõnasta niimoodi, on ju, kas ikkagi oled ju nende jaoks kogu aeg olemas? Absoluutselt. No just, on ju. Ikkagi ma küsin siis uuesti, et kuidas tähistad? See on asi, mida peab tähistama. Ma pean meil mõtlema, kuidas ma tähistan. Esmaspäeval tuli uudis, on ju. Esmaspäeva õhtul sain ma neid õnnitlusi.
ja nüüd siis täna koolis sain alles oma sellise õnnitluse, ega rohkem ei olegi ju praegu nagu tähele pandud, on ju, et hetkel veel ei oskagi. Ja mis mul hästi tore oli, läksin täna hommikul tööle, siis ka noorsootöötaja oli teinud mulle sellise plakati seina peale. Ma natuke eile naersin, et ma tegin eile õhtul tööd kodus Canvas ja see kell oli sükene 9:30, 9:30, kui ma töötasin. Ja mu noorsootöötaja töötas ka seal Canvas, ta tahtis mulle seda üllatusplakatit teha. Nägid või? Ja siis ma näen, on ja siis mõtlesin, millal Eva-Lotta seda edasi timmib, on ja. Aga Eva-Lotta nägi siis, et ma teen seal tööd. Ja siis kolis teise meie valla teabespetsialisti Canvasse, et see asi ikka ära lõpetada. Ja hommikul, kui tööle läksin, et siis meile, kes administraatorit hetkel asendab, tema oli ikkagi mulle ka väikse siukse üllatuslaua teinud, et kui ma hommikul tööle lähen. Et ma arvan, et see tähistamine tuleb ikkagi siis niimoodi, et hakkab see sügishooaeg pihta. Noored tulevad kõik majja ja küll ma tähistan siin iga päev. Kõnnin, tiitel käes, plakat käes, kõik kummardavad seal muud, kui annavad mulle au. Aga kas keegi teab seda, et ma tegelikult olen suur naljanaine? Aga ma kindlasti ütlen neile kogu aeg ja siis nad ütlevad mul vastu ja noortele ma selle tänu tegelikult suunangi, sest nemad ongi need, kelle tõttu ma saan üldse olla aasta noorsootöötaja tiitlik kanda. Issand, kui äge, see on ilus mõte, mille pealt kokku võtta. Ja võtame täna kokku. Aitäh sulle, Egle, ja kindlasti sa peaksid seda märkima ära ka enda lehel, sest et see on suur asi. Ja nii lahe, et sa selle tiitli said, et läks aega 14 aastat tööd, aga tubli töö on tehtud. Läks aega, mis ta läks on ja aga tegelikult nagu me alguses rääkisimegi, et see tunnustus on iseenda sees nagu nii igapäevaselt. Ja aitäh sulle veel kord. Ja aitäh kutsumast.